Tervist! Võidupühad aastal 2026 peeti paraadiga Raplamaal keset Raplat ja oli erakordselt kuum ilm. Mina kirjutasin enne seda teksti vanaema võidupüha pealinnast, kusjuures tuleb tunnistada, et ei olnudki need jõudemonstratsiooni masinad nii valjud kui kuumus. Nii et mina jälgisin võidupüha paraadi televiisorist ja ühtlasi tegin Õhtulehes ilmunud tekstist sinu jaoks eesti keele õppimise kaasamõtlemise vahendi. Just. Me paneme kirja vahemärgid ja kokkulahkud. Seejärel kirjutad sina oma võidupühast, jaanipäevast, suvistest kokkutulekutest ja suvereisidest, plaanidest, milliseid etendusi külastad. See on tore. See kirjutamine annab sulle võimaluse asjad läbi mõelda. Niisiis, ma harutasin juba pealkirjas olevad 3 liitsõna lahti, selleks, et sa näeksid, kui totter näeb eesti keeles välja niisugune liitsõna, mis ei ole kokku kirjutatud. No kuulge, eks vanaema lahku kirjutades on eakas emme, kirjutame kaarekesega tagasi kokku võidupüha, esiteks termin ja teiseks, kui ta ei ole kokku kirjutatud, siis ta on võidule kuuluv püha. See ei lähe mitte. Kirjutame kokku pealinn, mitte kehaosa linn, vaid pealinn korras. Sissejuhatus, Maarjamaa 1 sõna, müstilisim ja oodatuim jaaniaeg 1 sõna, on tänavu karmim kui eales varem, võrdleva kui ette, ei käi. Kui eales varem ning meil on igaühel kokku oma ja kõigil ühine missioon hirmu lahustada ja vinguviiuleid 1 sõna vaigistada. Ka siis, kui on põhjust karta ja kurta, mõttekriips, siis eriti. Kusjuures pärast võidupüha on meil toimunud mitmeid huvitavaid sündmusi, uusi kodust põllumajandust ära keelavaid seadusi, USA vägede lahkumisi. President andis oma võidupüha kõnes rahvale teada, et tema rohkem ei kandideeri. Tal on võimalus enne Kadriorust lahkumist teha rahvale teeneid. Kallis Alar, palun kasuta seda võimalust nüüd, kus sa ei pea meeldima Riigikogule, kes meil endiselt presidendi pukki paigaldab. Sa ei pea meeldima. Nüüd saab ju ometi rahvale teeneid osutada. Tegelikkuse pusletükikesi
See võib olla nii koos kui lahus, sest näe, tähendus on igal juhul õige, kas tegelikkuse pusle või pusle tükikesi. Niisiis, pusle tükikesed võivad olla nii koos kui lahus. Autoraadiost üks sõna ja ühismeediast kokku ja siit tuleb tsitaat, mis näeb välja samasugune nagu otsekõne, liiklusmärgid on samad. Ühismeediast koolon, jutumärgid algavad eesti keeles alt. Üksik ema ja mitte üksik ehk siis ainuke ema, vaid tiitel üksinda lapsi kasvatav naine. Seilasime, teame, üksik ema kokku võttis väike laenu, üks sõna, seilasime, teame. Koma, et maksta lapse kooli lõpetamise üks sõna eest. Me ei saa kooli lõpetamist jätta lahku, nagu sa näed, lapse kooli lõpetamine kaotaks sel juhul õige aktsendi, kooli lõpetamine. Paljulapseline, üks sõna, pereisa, üks sõna, läks pankrotti, tore koht, kuhu minna. Armastatud meelelahutusmeister, kõik kolm sõna koos, poolitusmärk rea lõpus. Meelelahutusmeister suri turbovähki, üks sõna, mõttekriips, ei, koma, erinevalt kahest kolleegist tema ennast ise ära ei tapnud. Skandaalne, koma, hirmuäratav, üks sõna, ohtlik, jutumärgid kinni ja see 3 punkti siin tähendab seda, et meediakaudse hirmu külvamise tsitaadistik jätkub lõpmatuseni. Sinu asi on, kas sa selle ära tarbid, kõrvale jätad, omaks võtad, külge võtad. Kuna muretsemine on palvetamine selle sündimise eest, koma, mida ei taha ning fookust suunates väestame seda, koma, mida pelgame, põlgame, siin vahel on sidekriips, pelgame, põlgame, koma, see on põimlause, sellest see koma siin nüüd. Kiilujärgne tagumine koma. Püüdkem ümber väestades. Ümber väestades võib olla nii koos kui lahus mustreid muuta. Umbes nii. Koolon ja tuleb kirjeldus, selgitus, juhatus. 3 happepunaseks, üks sõna, punase liik. Happepunaseks söövitatud kuusest üks jääb, koma, vist ei pane siia koma, see läheb järgmisse tühikusse. Happepunaseks söövitatud kuusest üks jääb vist ikkagi ellu, koma, ta elagu. Juhin tähelepanu, et tuleb liigendada iga paari lause järel, sii on loetav ja nii on kombeks. Rohides alumiiniumhallilt üks sõna, tolmuseid peenraid tead, koma, et ka koduaia üks sõna, vilju tuleb pesta, mõttekriips. Täna loojat, koma, et sul nad olemas on. Prohvetlik värk ära keelatakse. Aha.
Ehkki linnud ja taimed on teistsugused üks sõna kui varem, võrdleva kui ette koma ei käi ka uute seaduste ajal. Vot sulle siis tagasi Vargamäele. Rõõmustagem sääskede parmude, sidekriips, väljasuremise üks sõna üle ning lootkem, et mõni mesilane jääb seni ellu, kuni Bill Gatesi jumala mängimise. Kirjutame pigem kokku, sest muidu on Bill Gatesi jumal. Aga Bill Gates mängib jumalat, nagu te ilmselt olete märganud. Jumala mängimise geoinseneeria lõpeb. Kaiat tegelikult kahjustav viirus on inimene. Toiduahelas seesugune lugu, et see, kelle käes on kogu toit, selle käes on kogu võim ja sina oled täiesti abitu oma 5 ära peidetud maasikaga. Ma sõin enda omad juba ära. Inimesed on aga, see on nüüd see aga, mille ees koma ei ole, läbi lõpuaktuste kokku Jaanikule minnes iga tasandi, kõik kõigiga sõdadest, kõik kõigiga sinna vahele võiksime panna sidekriipsu. Kõik kõigiga sõdadest vaesunud, väsinud ja vahivad taevast. Ei otsi jumalat, mõttekriips. Kardame droone ja muid maa kohal lendajaid. Koondamisteate üks sõna saanuid, Eestist lahkujaid ja asemele tulijaid, näiteks sektantlikud entusiastid, kuna see arvamuslugu on artikli formaadis, on tal alapealkirjad ja alapealkirjadel on täpselt sama omadus, mis üldisel pealkirjal, seal järel punkti ei ole ja ei tule. Päris sedasi ei saa, et uudiseid ei jälgi ja soovimatut ei näe. Mõttekriips. Järelikult on mõistlik positiivset põlletaskusse. Üks sõna, termin, kujund. Inimesed, see on kujund, metafoor. Põlletaskusse püüda isegi kui see on nüüd tingimuslik, kui selle, et koma käib, kui see on tiba, naivistlikult fanaatiline. Eks seegi ole ajamärk, et pead oma asja ajades ja müües olema värvikalt valjem ja nakatavalt veenvam kui kõigest ja kõigist kurgumulguni üks sõna, mulguliik, kubisev turg. Noh, õnneks keegi peagi midagi enam ei tooda. Eestis. Kinnisvaramaaklerid, kõik 3 sõna kokku. Ja võrkturunduse üks sõna, fakiirid on kirglikult üleni oma asjas või nende kohal asub keegi tulisem, näiteks, ja lühend on meil ilma punktita, näiteks tehisintellekt. Tehisintellekt on üks sõna. Coachid õpetavad manifesteerima, küllust looma ja praegustest seni kogematult üks sõna sõgedatest aegadest läbi tulema ja hoiavad 70
kuni 11 000 euro kaupa oma maagiat müües. Ühtlasi iseenesel kokku nahatoore. Mingu neil hästi, siiralt. Siit ma ei võtnud sellepärast kirjavahemärke ära, et sa näeksid, kuidas me paigaldame keset lauset hüüumärgi. Siiralt. Kui ühel läheb hästi, siis läheb kõigil paremini. Paradoksaalsel kombel on meil nii ja naa usaldusväärsete üks sõna valimiste tulemusel kujunenud koalitsiooni ja opositsiooni vastasseisuga üks sõna vedanud. Teksti kirjutamise ajal oli praeguse valitsuse reiting veel nipanapa 11%. Eile avaldas Riigiraadio uudise, järele on jäänud 4%. On imetlusväärne üks sõna ja nauditav koma, kui professionaalselt ei lase valitsusliitu üks sõna. Valitsusliit on meil teatavasti koalitsioon, korrale kutsuv leer ehk opositsioon, isakestel häirimatult ülbitseda. Tänu neile poliitvaatemängud, kirjutame kõik 3 sõna kokku, poliitvaatemängudele tahab nii mõnigi noor poliitikuks, mitte pätiks õppida. Fakt ja number, fakt ja tõestus, fakt ja teadmised. Toompeal on tipptasemel kokku, meeskond kokku, just oponeerimas. Me ei tea, kuidas need filigraansed tegijad võimul olles rokiksid. Või presidendiks saades toimiksid. Ehk saame kevadiste valimiste järel teada, põnev, eks ole. Ja keerame titel teise külje, alapealkiri pesast kukkunud linnud. Pesast kukkunud võib olla meil kirjutatud nii kokku kui lahku. Pesast kukkunud linnud. Juunis kogeme massiliselt pesast lendavate linnupoegade üks sõna. Muidu lendavad pesast linnud, järele jäävad pojad, eks. Vastupidi, pesast lendavate linnupoegade järel saabuvas vaikuses tõsiasja kokku, et me ise oleme justkui üks sõna pesast kukkunud. Sel aastal on avalikus ruumis tunda üldrahvalikku hinnatundlikkust, ka see on kokku, see on imeilus sõna. Ajatundlikkus, see tähendab seda, et sinu jaoks ei võeta aega. Hinnatundlikkus, see on lihtsalt vaesus, mis on sihilikult tekitatud. Seltsimehed. Mõttekriips, teate ju küll, koolon. Ja me loetleme ülikonnad, kleidid, kingad, kingitused, lõpureisid, soengud. See ei ole üldse veel kõik. Kolleegid jahmatasid mu üpris jahedaks küsides, kes minule
lõpuaktusteks üks sõna, mõttekriips. Mul on neid 4, mõttekriips. Soengu teeb upsi teisi. Ise tegin. Oi, kuna pesamuna üks sõna lõpetab gümnaasiumi, koma. On oluline see, koma, kes on oluline. Ja see, ta tegi ka ise soengu. Ja see pole, mis nüüd mina, suhtumine. Niimoodi saame neid sõnaronge teha. Selles lõigus on suisa lausa 2 rongi. Mis nüüd mina, suhtumine, koma, vaid vaba valik, tähtsus, järjekordi, kõik 3 sõna koos seada. Vabad valikud ja pikad eluteed, üks sõna, ei ole enesest mõistetavad, üks sõna, kõrget lendu teed, korsten, ei ole enesest mõistetavad, koma, seda tuletas meelde ka hiljutine pardiralli Kadrioru lossi. Kadrioru loss, üks sõna. Kadrioru lossi juures Peeter Suure lossi juures, koma, Peeter Suure suveresidentsis, üks sõna, koma, mille ta Katariina auks ehitas, koma. Mäletate? Vähihaigete kokku, laste ja nende vanemate toetamine aitab mäletada nii mõndagi. Juunikuisel üks sõna, meeleavaldusel üks sõna, Kalevi haual, mõttekriips. Mäletagem, koma, et Linda kandis Toompea oma mehe kalmukünkaks, üks sõna, ning kui ühe kivi endale varba peale pillas, koma, põimlause, nutis Ülemiste järve. Ja taas mõttekriips, see vahesutak, hariv selline, sai läbi. Astusid entusiastid üles kiiruga 10% toetuse poole pudiseva valitsuse taandumise eest. 4 prossa minna veel, siis on 0. Venceremos, hästi paneme. Jutuks olid ka erakorralised, üks sõna, valimised, koma, mille president saaks välja kuulutada. President suure tähega näitab, et tegemist ei ole koerteklubi presidendiga, vaid institutsioon. Selline. Paraku praeguse põhiseadusetuse juures, koma, kus parlament valib riigipea üks sõna, koma, kukutaks see söakas samm Karise enese pesast. Aga miks sa, Alar, nüüd seda sammu ei astu? Küllap saame teada. Kui rahvas valiks presidendi, muuseas praegu on väga jõuliselt liikumas allkirjade kogumine selle nimel, et rahvas valiks presidendi, koma, oleks patiseisu üks sõna, tõdemine ja uute tuulte toomine, ühtlasi riigipea üks sõna, enese. Suurejooneline kokku, valimiskampaania, üks sõna. Kui omad tahavad ühte hoida ja juhid näoga alluvate poole olla, koma, korraldavad nad reeglina Koidu ja Hämariku kohtumise aegu, teate küll jaanipäeva legendi, sel aastal ei sadanudki. Kokkutulekud, üks sõna,
ja suvepäevad üks sõna. Tulekute ja päevade liik ju nõu. Ka nendega on praeguses maailmas kokku seeba raha ei ole surutis. Jaanipäev üks sõna keerleb isemoodi üks sõna isolatsiooni. Vaesus. Kiuste meile kalendrisse. Mõttekriips. Klopime korraks tolmu maha ennetelt, loitsudelt ja ennustustelt, kuidas tumedat tulevikku helgemaks tuunida. Samas ei olegi nii vähe praegu veel tohtida tantsida oma, mitte Bill Gatesi kaerajaani. Kaerajaani kirjutame ikkagi kokku. Seemneteta GMO fruktid, seal vahel on sidekriips, seemneteta. Ja kui paned külmutuskappi seemneteta viinamarjad, nad on igavesed, saad sa aru. GMO fruktid, teadmata lisadega produktid on uus normaalsus. Mõttekriips, taara, avita, et meil juba järgmisel aastal ei oleks venna-ihu üks sõna. Ei pea silmas teist eestlast, vaid sealiha. Venna-ihu asemel vardas 3D prinditud sašlõkk. Maailmas on alanud väga jõulised protestid elusa orgaanika asendamise vastu 3D prinditud toiduga. Avalik ruum, teadus, populaarteadus valgustab rahvaid sellest, et on tuhanded ühendid toidus ja peagi me ei tohi ise kasvatada oma toitu. Ent mitte sellest. Pühime võidu. Võidupüha, üks sõna pealinnaks, üks sõna kuulutati Rapla hingede ajal. Üks sõna. Mis puhul kirjutame kokku, oli tunne uhke ja hää, ja kirjeldame, miks oli tunne uhke ja hää. Miskigi on jäänud linnakesse, kus iga päev mõni asutustegevuse lõpetab. Tänaseks on paraku see aateline tunne hingusele läinud, liiga palju eksinud droone ja õhuhäireid üks sõna on meist üle käinud. Tänaseks on selgunud, et meile on nii läbi meedia kui otse näkku valetatud ka veel. Aga selle eest pidevalt. Roomikud ja soomukid just remonditud teedel ja tänavatel kiunub tallupoja mõistus. Pluss kütus ja kõik see pidu katku ajal, mis tuleb meie koju sõda mängima nüüd, kus ühtki tapamasinat üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, ühtki tapamasinatega hirmupõhiseid üks sõna, kulutusi surma külvavatele omadussõna, üks sõna, tehastele näha ega kuulda ei taha. Selle lõigu esimeses lauses näed sa, kuidas on täiesti võimalik ja lubatud
kirjutada keset lauset küsimärk, sinna järele istutada selle küsimärgi autor ehk siis talupoja mõistus. Nii saab ta küll, väga lubatud. Järgneb tsitaat, mida ma ette ei loe. Kui tahad, loe ise, see on lehelt kaitseliit.ee, hästi palju igasuguseid numbreid. Siin on jutuks soomukid, lennukid, helikopterid. Ma ei loe seda ette, sest me näeme neid nagunii kogu aeg. Hea teada, mis number sellel sõidukil on, eks. Näis, koma, kas saame tunnistada mõne järjekordse üks sõna eksinud drooni alla tulistamist? Üks sõna Rapla kohal ei tulistatud seekord. Kole kuum oli, droonid sulasid teel meieni ära. Rahvuslik uhkus, koma, liitlasväed üks sõna, koma, kaitsetahe üks sõna ja nii edasi. Koma ja jah, koma, ent meie auklikuks tulistatud võib olla kirjutatud nii kokku kui lahku. Auklikuks tulistatud ja manipuleeritud, koma, valusalt lõõtsutav planeet, sellist võidu pühkimist kindlalt ei vaja. Jätame selle võidu pühkimise pigem lahku. Maksuküürakad üks sõna, võlaorjad üks sõna, kogunevad seda imet vaatama üle 10 viadukti. Igor Gräzin käis just sooritamas langevarjuhüpet ja nägi, mis meil siin on. Waua fucking viua. Aga meie elame siin ja me maksame selle kinni. Ahhaa. Üle 10 viadukti, koma, millest on saamas pausile pandud Fail Baltica kui sajandi laristu monument. Vanaemad, üks sõna, minusugused. Võidupüha, üks sõna, pealinnast kokku on mitu aastat näinud Munamägede kokku ja kuna ta on mitmuses ja termin, siis on tema väikese tähega. Munamägede kaupa. Ka selle liidame selle liitsõna juurde. Munamägede kaupa. Kaupa haaval pidi viisi. Need on alati kokku kirjutatud. Munamägede kaupa. Pinnase tassimist kaarkasvajateks üks sõna. Ise mõtlesin välja. Optimistlik. Koolipreili üks sõna. Hõiskav, koolon. Hea, koma, et enam ajakirjanikuna üks sõna ei praktiseeri ning sellepärast võib-olla kirjutatud nii kokku kui lahku. Sellepärast trepist alla ei kuku. Kes ostis RB ehk Rail Baltica trassi alla planeeritud võsa ning jagas selle elamukruntideks üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, koma, kelle maadel on maksumaksja üks sõna, raha eest kokku tassitud kruusakarjäärid üks sõna, koma, kellele kuuluvad tädimaalidest, koma, onu Heinodest ja tüütutest pärismaalastest üks sõna, üle sõitvad. Jääb sellepärast lahku, et seal ees on big laiend
Ja kui on nii suure täiendiga sõna, siis me temast liitsõna ei tee. Üle sõitvad kallurid ja pesitsusrahu, üks sõna, trotsivad metsapeo monsterid, kõik 3 sõna kokku. Metsapeo monster. Me siin näeme oma toolist kanni karvadega üks sõna. Rahvas väljendub tegelikult mõnevõrra teisiti ja siiski kannikarvadega kinni hoidvaid kahvatuid, hirmunud ametnikke, huvitavate taustadega toiduahelas üks sõna, ega ometi need krundid, kallurid, metsaveoautod ei kuulu selle projekti osanikele. Oi, kas tõesti? Ning püüame mõista ja andestada koolana. Ja kirjeldame, kuidas meie püüame andestada ja mõista kiusavad ja suretavad direktiive täites elu maal välja, ja, aga ikkagi inimesed, siin me oleme ja andestame sisemised lapsed. Alapealkiri ilma lõpupunktita. Elurõõmsa üks sõna tulevikulisuse säilitamiseks mõtlesime erinevate ametite kursantidega välja, et tühja ehitatud, jääb lahku, tühja ehitatud viaduktide alla saab tulevikus uuesti elujõuliseks üks sõna, kosuvate külade keskused. Loetleme, mida kõike sinna viaduktide alla, kuhu raudteed ei tule ja rongi häädemeestele ei üle. Mis seal siis olla võiks? Kool, lasteaed, hooldekodu, rahvamaja, mõttekriips, mis on oma kapitaalsuses ühtlasi ka variandid. Mõni võiks ju olla, eks ole. Kutsume aga sõja rahvale koju, aga variandeid ne polegi. No ja, kartulit kasvatada enam ei tohi, saab keldrit loomulikult kogu küla selleks kasutada, kui keegi veel seal külas on. Viimane teema oli meil kolledžis suhestumine oma sisemise lapsega, tegeliku sisemise lapsega, tegeliku heitunud ja traumeeritud mina, süllevõtmine, üks sõna. Noorte tekstides olid mälestused ja mängud, unistused ja rõõmud, traumad ja küsimus, mida ma tegelikult tahan. Rahu, hingerahu, kodurahu, rahu maailmas nagu päriselt. Ka sinu sisemine laps ei taha mängida poodi, politseinikku ega arsti seni, kuni ei ole rahu. Mänglesime naljatades. Jutumärgid algavad, see on nagu otsene kõne, nagu tsitaat. Jutumärgid. Kes on mai, juuni, juuli isa? Loomulikult August, augustipoeg August, kes ronib augustikuus, üks sõna välja, August, jutumärgid kinni. Vanad mehed tavatsevad naerda selle üle, kust see August küll välja ronib. Mustast august, eksistentsiaalsest august mu kallis. Ja lõppsõna.
Sisemised lapsed usuvad imesid ja sõnamaagia kokku toimimist. Mõttekriips. Palun teeme nii, et taas iseseisvumise, see on kõik kokku, taas iseseisvumise aastapäevaks üks sõna, tulebki meie ilus Isamaa üks sõna august välja. Ja ma ikka veel usun. Usu sina ka. Jah, praegu tuleb iga päev uudiseid, mis tõmbavad meil masti veel enam maha ja saba jalge vahele. Aga ükskord algab aega. Ole hoitud, kallis.